Meie kodus oli palju vabariigiaegset kirjandust ja ma ajalootunnis läksin õpetajaga vaidlema. Ajalooõpetaja väitis, et Eesti Vabariiki pole olemas olnud. Et see on mingi unenägu. Et see on mingi väljamõeldis. Ja ma ütlesin, et aga mul on need raamatud kodus ja nii edasi. Siis ma sain selle peale kõvasti võtta. Sest ma olin selline laps, kes väga ei muretsenud oma tuleviku pärast. Mina ei ole kunagi unistanud sellisest vabadusest, et ma ei pea mitte midagi tegema. Väga paljud räägivad, et küll on hea olla nagu rikas või kui ma oleksin vaba, siis ma ei teeks mitte midagi. Mina vastupidi leian, et ma tahaksin olla nii vaba, et ma saan teha ainult seda, mis mulle meeldib. Õnneks ma olen saanud seda teha. Et see on nagu vabadusega seoses, ütleme, et võib-olla väga vastandlik, aga vabadus teha seda tööd, mis sulle meeldib, on kõige suurem vabadus maailmas üldse. Minu vanaonu, kes hukkus vangilaagris, omal ajal elasime ajal, kus ütleme, peaaegu kõik inimesed istusid vangis. Kui see vangis polnud istunud, siis polnudki see nagu normaalne inimene. Ja onu järele jäänud asjadest oli üks portree, kus ta oli maalinud endast autoportree õlivärvidega. Ja kui ma lapsena seda vaatasin, ma imetlesin seda portreed. See oli väga hästi maalitud. Ja kõige suurem šokk oli kusagil, kui ma olin võib-olla umbes 13-14 aastat vana. Keerasin selle töö teisipidi ja see töö oli maalitud vangla särgi seljatüki peale, sest et seal ei olnud lõuendit ja need värvid olid segatud. Hiljem kuulsin oma vanaema käest, et ta oli seganud need värvid ise kokku kuskil kohalikust kaevandusest saadud värvidega ja segati käepäraste õlide ja muude asjadega. Et see töö oli kõige puhtam käsitöö, mida võib üldse ette kujutada, et sa võtad oma vangla türbi, sul loomingu kirg on nõnda suur, et sa tahad, ja ilmselt seal ei olnud võib-olla väga palju võimalusi midagi maalida, et sa lihtsalt tahtsidki maalida ise ennast. Ja alles siis, kui ma olen seda teisipidi pööranud, ma taipasin järsku, et selle tegevuse taga on mingi palju suurem jõud ja kirg, kui me tegelikult aimata oskamegi. Ja siis ma taipasin ka ise enda jaoks selle, et alati saab. Ei ole olemas täiesti väljapääsmatud olukordi, et saab alati, isegi kui ei oska, siis õpid, kui ei saa, siis organiseeri, kui ei lubata, siis vingerda läbi. Mina tahtsin olla kunstnik, sest mulle öeldi juba koolipõlves peale, et kunstnikuks saavad ikkagi need inimesed, kes on andekad. Kui saabus vabariiks, ma sain aru, et kunstnikuks võivad saada ka need inimesed, kes ei ole nii andekad. Kes on lihtsalt vabad inimesed, vabal maal teevad seda, mis neile on hingelähedane. Pilved on nagunii algusest peale mind paelunud, mitte ainult sellepärast, et nad on ilus atmosfääri nähtus, vaid lapsena aitasid mul pilvede vaatlemine koolitööst pääseda, mis on suurim õnnetus ühele lapsele ju lõppude lõpuks kui kooli orjus, eks ole, ja kui ma sain öelda, et ma lähen õppima Karjamaale, siis tegelikult ma läksin hoopis pilvi vaatama. Et selles mõttes pilved on mind lapsepõlvest peale aidanud ja seal pilvi vahtides ja mitte õppides, vaid raamatuid lugedes, mitte kooliraamatuid. Taipasin ma midagi oma elus, midagi väga suurt ja väga olulist, mis on mind terve elu aidanud. Et vaadates neid valgeid tutsakaid, mis rändavad ilma igasuguste passidete ja piirikontrollideta üle piiride, ja ka erinevatel kõrgustel, erineva suurusega, erineva kujuga sain ma aru, et need tegelased on tõelised vabaduse kehastused. Need on enam-vähem üks ainukesi loodusvarasid, mis ei ole veel ostetavaks, müüdavaks, vahetatavaks kaubaks muudetud. Et maapind, millel me kõnnime, on kellegi või millegi oma õhk, mida me siin hingame, on ka juba enam-vähem varsti vaatad ära maksustatud. Rääkimata veest, varadest ja juba müüvad nad kuud ja saevad päikeski tükkideks. Aga võt pilvi ei ole keegi veel pannud ahelatesse. Nüüd on need pilved siin omamoodi kuidagi siis vormid võtnud ja väga suure huviga ootan, kuidas see asi nüüd täpselt välja tuleb, sest et näidised on nagu tundub, et on enam vähem, aga ootan põnevusega.